tegelikult mul on natukene selline küsimus, kui paljud usuvad evangeeliumit sellisena, nagu see on. Jumala sõna Matteuse evangeeliumis 11.11 ütleb niimoodi. Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat ristijaid Hannesest, aga väikseid taevariigis on suurem temast. See kirjakoht näitab seda, et kui Jeesus maa peal käis, siis midagi juhtus inimkonna ajaloos üldse. Sest ei ole teist inimest, kelle pärast oleks ka aega hakatud teistmoodi nimetama. On ju olemas aeg enne Kristust, aeg pärast Kristust. Teist sellist isikut ei ole olemas. Muidugi on ka teisi kalendreid veel, juutidel on oma kalender, moslemitel on oma kalender, hindudel on oma kalender, siis on veel mitu kalender. Maiadel on ka oma kalender, aga üldiselt Euroopas ja ka paljudes teistes maades on ikkagi aeg enne Kristust, aeg pärast Kristust. Midagi juhtus siis inimkonna ajaloos. Ja Apostlite teises peatükis ka Peetruse jutlusest, kui püha vaim langes inimeste peale, siis Peetrus rääkis kogu evangeeliumi selles jutluses ära, mida see evangeelium tähendab. Aga ma tooksin võib-olla välja need punktid, mida Mart Metsala oma jutlusest tõi välja, mida evangeelium tähendab. Ja kirjakohad ka. Esiteks, meil on päästja, kes ei sure. Kristus ei sure kunagi. Rooma 6.9. Teades, et Kristus olles üles äratatud surnuist, enam kunagi ei sure. Surm ei valitse teda enam. Teiseks, meil on võimalik meelt parandada. Varem me seda ei saanud. Patud sain andeks, aga meelt parandada ei saanud. Vanas testamendis seda võimalust inimestele ei antud. Apostlite tegude 5.30-31. Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, ristides ta ristipuu külge. Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Kolmandaks, uuesti sünd. 1. Peetruse 1.3. Kiidetud olgu Jumal, kes meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnud. Et selle läbi, et Jeesus Kristus on surnud ja ülestõusnud, on meil, tänu sellele on meil uuesti sünd. Aga Jeesus ütleb ühes kirjakohas, et me peame uuesti sündima. Ja nagu ta selle kirjatundjaga seal ajas juttu, kirjatundja küsis, et kas ma pean siis ema ajusse tagasi minema, et ma saan uuesti sündida. Aga Jeesus ütleb selle peale, et sa pead vaimust uuesti sündima. Ja muidugi seal on veel väga sügavad kirjakohad, mida seda vaimust sündimine tähendab, mida vaim üldse tähendab. Vaim on ju see, et kui tuul puhub, sa ei näe, kuhu tuul puhub. Me ei näe, mida vaim teeb, aga ta on ikkagi olemas. Ma ei näe tuult, tuul on ikkagi olemas. Nii, neljandaks, pattude andeks andmine. Kui Kristus ei ole üles tõusnud, siis oleks meie usk tühine. Iga vaim, mis tunnistab Kristust füüsiliselt üles tõusnuna, et siis on meil andeks andmine. Kui me usume evangeeliumi õigesti, seda ka, et Jeesus Kristus on üles tõusnud, siis meil on kõik need tõotused rakenduvad meie ellu ka, kui me usume evangeeliumi õieti. Ja just ka see osa on väga tähtis. Jeesus Kristus füüsiliselt uue ihuna tõusis ülesse. Selle sama uue ihu saame ka meie. See on tõotatud meile. See on 1. Korintuse 15. peatükk. See on Jeesuse Kristuse
ülestõusmisest. Siis 5. punkt. Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud. Galatia 3:13. Me oleme seaduse needusest lahti ostetud. Vana testamendi seadused enam meile ei maksa. See on väga huvitav. Ja ometi me ei ole kutsutud tegema seda, mis meile pähe tuleb. Olgugi, et vana testamendi seadused meie peal enam ei maksa. Meil on kõrgemad seadused. 6. Valitud ei ole enam mingil viisil hukka mõistetud. Ei ole enam mitte mingit hukka mõistu neile, kes on Jeesuses Kristuses. Ja Rooma 8:34, kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes palub meie eest. Me saame alati kõik, ükskõik mis on meil juhtunud, ise oleme mööda pannud kuskil, keegi teine on midagi teinud, me saame alati minna Jumala ette sellega. Siis 7. Jeesuse isiklik osadus meiega ja isiklik kaitse. Meil on Jeesuse isiklik osadus ja Jeesuse isiklik kaitse. Mattuse 28:20. Ja õpetades neid, see on see missiooni käsk, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olengi teil käskinud, ja vaata, ma olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See on Jeesuse tõotus meile. 8. Tulevase kohtumõistmise tõotus. Jumal on õiglane Jumal. Ta on tõotanud kohtumõistmist Apostlite tegude 17:31, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilma maa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et tema on üles äratatud surnuist. Nii nagu Jeesus läks taevasse, nii ta tuleb tagasi. Jeesus tuli Jeruusalemma sälu seljas. Aga ta tuli kui alandlik kuningas. Aga kui tema tuleb tagasi, tuleb ta sõjaratsu seljas. Ta ei ole enam alandlik kuningas siis tema on juba kohtumõistja. 9. Kristuse ülestõusmine annab meile päästmise tulevase kohtumõistmise eest. Meil on pääste selle eest. See on 1. Thessalonika 1:10 ja Rooma 5:9. Võime pärast neid kirjakohti ka vaadata. Ja 10. meie enda ülestõusmine surnuist. Ka see tõotus on meil olemas. Amen. Me saame uue elu. Uskumatu. Ja samamoodi meie tõuseme surnuist üles. Ja seda saab kõike usus vastu võtta. See ei mahu meie mõistusesse ära. Aga see on tõde. Me tahame tõde väänata oma mõistusega ja arvame teinekord ka kristlastena, et see vabadus ongi see, et see annab meile õiguse ja vabaduse teha seda, mis meile pähe tuleb. Aga tegelikkuses see ei ole. Kui meie teame Jumala seadusi, siis meil on võimalus ja eesõigus teha seda, mida on Jumal meile öelnud, et me teeme, milleks me oleme kutsutud, et me teeme, et teha. Mis see vabadus tegelikult on? Kas vabadus on see, et me saame teha, isegi siin maailmas ju tegelikult maksavad mingid seadused. Me ei saa teha seda, mis meile pähe tuleb. Kui me teeme seda, siis me ka, kui me rikume riigi seadusi, siis meid võetakse vastutusele selle riigi seaduste järele. Me ei saa teha seda, mis meil pähe tuleb. Ja Jeesus ütleb ka kuskil, te peate neid seadusi ka täitma, see on inimeste käest. Ja me peame riigi seadusi täitma. Me peame alistuma riigijuhtidele, isegi kui see meile ei meeldi. Ikkagi me peame alistuma riigijuhtidele. No jah, jumal tänapäeval enam Siberi saadeta.
noh jah , Aga seal me ei inimesed tea. elavad isegi . aga tegelikult ma olen täitsa nõus Siberiga. me ei Ma olen tea ka. , mis tegelikult on tulemas , meie ei näe , mis on tulemas . me võime arvata ja me võime loota . mis meil kristlastena on nagu privileeg , ongi see , et me saame loota Jumala peale , ükskõik mis olukord on . isegi Amen. kui minu maine teekond siin maailmas lõpeb , isegi sel juhul ma tean , ma pääsen taevasse . mina tean seda , sest see on tõotus . isegi kui nüüd tõesti maailma inimene tuleb , et sa tead , sa usud valesti , et see nii ei ole , isegi kui piibel niimoodi räägib , siis okei , ma olen vähemalt elanud selle elu siin maailmas nende moraalsete seaduste järele . mul on olnud võidurikas elu . kui ma oleks elanud seda elu maailmas , see , mis mul oli , Jumal ei oleks mind muutnud , siis ma oleks kadunud inimene . ma ei oleks siin , ma ei istuks siin . ma ei tea , kas ma elus isegi oleksin enam . ammu surnud ju . et kuidas Jumal on mind muutnud , isegi see on mulle plussiks . ja kui ma saan veel taevasse ka , tule taevasse . ei , see ei muuda mitte kedagi , kui ma ise ei muuda . noh , see on minu privileeg olnud , Jumal on mind muutnud . aga ole väga õnnistatud , Felix . mul oli väga suur rõõm sind näha , tule teinekord jälle . õnnistatud kalaretke sulle . jah , õnnistatud kalaretke , tule näita teinekord meile kalu ka , mis sa oled püüdnud . tule näita meile kalu ka , mis sa püüdnud oled teinekord . kas sa , nee , ma pean panema nüüd püüan . ma olen rohkem spinningu ja hangega . ma ei viitsi võrguga jännata , sest neid peab puhastama , kui nad lähevad sodi täis . no siin on muus on ju vesi ümberringi ja neid kalastamise kohti on küllalt . aga midagi sihukest väärtkalu ka teinekord . väärtkalu , no kui ma püüan , teen seinast enekist . ja , nii , aga sellist koha . ei sellist kala jah . siin vetes on jah seda . lõhe angerjat . sellist hangerid nagu laambu on läinud . kalapoed . oled seal olnud ? ja ei , on kalakasvanduses , aga no need hangerid süüa ei aita . Need on niisugune nii muda maiguga . aga kas sa püüadki ainult enda tarbeks ? ei , aga müügiks ka . valjusti rääkida ma ei tohi , no sest ma olen harrastuskalamees . okei , see jääb meie vahele . müüa ma ei tohi , ma võin anda . ahah , ega see ei tähenda , eks ole , nagu ma olen ikka aga ütelnud , noh , meile jääb ikka . jah